oleme kõik kuusjookstel maganud, kes vähegi matkanud on, et maast ennast tõsta ja külma eemal hoida, aga kui me läheme juba 3-4-kesi, 5-kesi või juba 10-kesi, siis me koorime pooled kuused enda ümber kiilakaks. See ei ole üldse hea. Kuusk ei ole nii vapper ja vastupidav puu. Ta kasutab seda fotosünteesiks oma rohelisi oksi ja alternatiiv on olemas. Selle asemel, et kasutada muhkude ja lohkudega kuuseoksa seapesa magamisasemena, võib teha endale vitstest voodiresti. Maast tõstetud, vetruv, tasapinnaline, väga mõnus. Nii et hakkamegi tegema ja jätame kuused laagriplatsi ümber alles. Kui on mõni tuulemurru kuusk või mõni kuusk, mis on kindlalt jääb teistele alla ja kasvada ei saa, paju ei ole, sarapud ei ole, oksi ei ole, siis seda kuuske vast võib kasutada, aga sellised ilusad laagripaigad, ilusad kuused ei maksa neid ära rüüstada. Et kasutame ressurssi, mis on laialt kättesaadav ja hästi taastuv. Paju, sarapuu näiteks. Peened sirged vitsad punume restiks, tõstame maapinnalt üles, voodi. Opadi. Paju ajab hästi kännuvõsu, nii et raiesmikel ilusad sirged pajuridvad, vitsad saadaval. Paju armastab kõik elektriliini alused täis kasvatada. Saadaval. Pajule meeldib jalgupidi vees kasvada. Saadaval. Tuleb nagu ludised. Annab paju känd, mis on võsusi täis kasvanud ja nüüd väga hästi sobivad. Oksad maha. Oksad lööme maha alati ladva poole, sest kui me lööme tüve poole, siis me lööme puusse sisse ja lõikame paju väga kergesti läbi. Nii et umbes 50 tükki veel ja saab tegema. Opadi. Nii. Koorime ära ka. See on ilusam ja kestab ka paar hooaega kauem. Kooritud. Nii ja nüüd enamus on juba löödud ühe pikkuseks ka, aga siin on veel näidise ka, et viitsid videosse õppida. Võtame mõõdu ja paneme siit sama pikaks kõik. Nii, just saab veel. Vaata, siin on laisapoisi kooritud. Siin on väike jõnk sees, aga vast kõlbab ka. Ja läheb jälle väikse mõõtu. Oi, see läks vähem mööda. Nii, mõõdus kooritud, jupitatud, nüüd on voodi kokku panemine. No nii, tagasi eile läks pimedaks, jäi pooleli. Aga siin on siis meie paju vitsad parajaks lõigatud. Mul on nad, mis need on siis? 1, 2, 75 senti. Ja on juba lai. Vaeb palju ja siis palju ruumi on voodi jaoks. Ja siis siia ma teen 2 poomisnööri. See oli 3-kiuline. Aga ma võtsin 1 kiu välja, sest meil on vaja 2 kiudu. Ja siis hakkame siia vahele. Igasse keerdu pistame 1 pulga mõlemast nöörist läbi. Nii kaua kõik pulgad on pandud, ongi voodirest valmis.
rest kokku pandud. Nii, lõpetasime sõlmedega asja ära. See on meie rest ja metsast tuli veel siis 4 vaia, mis me lööme maasse. Ja siis paneme sinna oma mingisugused matkakepi või asja sinna risti otsa ja nii, oppadi ja 4 vaia lõime maasse. Panime 2 jurrakat sarapuu käigast selle ristidesse, üks oksaharudesse, jah. Oppadi, vaatame siis, kas voodi töötab ka või ei tööta. Nii, istuda saab. Magada on väga hea. Paneme siia peale veel lebomati ka ja üks teki. Opadi, niisugune värk, jah. Siin on meil siis selline voodi. Seal on meil kuuseokstel pesa. Siin on mingisugused tulepuurijad kõvasti auke teinud. Ja siin on lihtsalt jämedamatest roigatest pikkupidi väike sammal peal ja põder ka siin. Miks on vaja tõsta ennast maast? Sellepärast, et inimese kehamass on natukene väiksem kui maa oma. Ja suurem mass hakkab väiksemalt temperatuuri maha võtma, endale ühtlustama. No ja siis ühtlustab. Meil siin mõni kraadike plussis on see maapind. Et seda ei taha ja mõne tunniga juba kaotab 1 kraadi ja terve ööga võib siin täiesti ala jahtuda, kui sa oled maapinnal. Nii et maast tõstetud 30 senti. Siia lebot peale magamiskotti ja ei teki sisse. Ja siuke värk, jah. Ja ongi kõik valmis. Aitäh vaatamast ja vaata järgmisi ka. Ja hoiame kuulsad terved.